Emailide kustutamine. Võtame lahti kirjad, intro, email. Võtame lahti kirja, mida me soovime kustutada. Näiteks olgu see oma viimane kiri siin. Kui me tahame seda kustutada, siis vajutame ikoonil viska prügikasti ja ta on läinud prügikasti siit nimekirjast ära. Samamoodi saame kustutada emaili ka niimoodi, et paneme siia ette linnukese ja siit valime liiguta kausta trash. Valime selle välja ja paneme siit liiguta. Lisaks sellele prügikasti kataloogile on võimalik luua siin ka väga palju erinevaid kataloogi ja kaustu vastavalt siis adressaatide või muude teemade järgi ja sorteerida oma kirju niipidi. Nüüd kui me lähme siia trash kataloogi või prügikasti, siis me näeme, et need kirjad ei ole tegelikult lõplikult kustutatud, vaid nad on alles. Täpselt samamoodi nagu Windowsis on kirja kustutamine, ei kustutata ta lõplikult, vaid ta paneb prügikasti. Ja kui me siin märgime kõik ära ja nüüd klikime siin kustuta sõnumid, sellel ikoonil alles nüüd kustutatakse see täielikult, see kiri. Kui kirjakast on päris suur, siis soovitaksin kustutada tegelikult ära suured kirjad, mis sisaldavad suuri manuseid. Selleks ma soovitan klikkida sellel veerul suurus ja ta järjestab ilusasti kirjad suuruse järjekorras. Näiteks ühtepidi järjestades kuvab ta kõige suuremad kirjad ettepoole. Siin võib olla pilte või PDF-faile ja mõistlik oleks need ära kustutada sellised kirjad, millel on kõige suuremad manused kaasas, sest sellised pisikesed väiksemad kirjad ei võta just kuigi palju ruumi.